Hei, Huawei andis meil ühe telefoni videote jaoks. Üks video selle telefoni kohta meil juba on ja üks video tuleb sellest veel. Ütlen kohe ära, et ma ei ole seda kasutanud oma igapäeva telefonina, siis mul oleks lihtsalt liiga keeruline kõik oma äpid uuesti konfida ja ma niikuinii kasutan custom launcherid ja muud sellist. Seega mul ei oleks väga mõtet paariks nädalaks hakata kõike seda ümber tõstma. Aga vaatame nüüd natuke seda telefoni lähemalt. Huawei P9 on siis 5,2 tolline, umbes 400 eurot maksev nutitelefon. See on saadaval mitmes eri värvis, meil siin karbis hetkel on sinist värvi, mis näeb minu arust väga vinge välja. Ja vaatamegi nüüd siis, mis meil siin karbis on. See käib siit niimoodi ilusti üle, väga viisakas karp on muidu. Paneme selle kõrvale, käib niimoodi lahti, paneme selle ka kõrvale, see ei oma tähtsust. Siis kohe vaatab meile vastu telefon. Nii. Ilusti üles võtta ja vaatame, ennem kui telefoni juurde lähme vaatame, mis siin karbis veel head on. Edasi kõik kõrvale. Karbi sees on kaks väiksemat karpi. Nii, võtame siis selle natuke suurema karbi siit välja. Nii, ja siin sees on meil laadija. Päris siuke suhteliselt tavaline, see on siis, meil siin hetkel on kaasas Quick Charge. See on kirjas Huawei Quick Charge. Ehk siis see telefon toetab kiirlaadimist. Kindlasti tasub ära märkida selle, et kõikide mudelitega ei tule seda Quick Charge'i kaasa, et on täitsa võimalik, et te peate selle eraldi ostma kuskilt. Nii, ja vaatame, mis siin väiksemas karbis on. Oih, nii, natuke läks siit katki. See on siis USB Type-C. See on väga hea, seda ma tahaks enda telefonile ka. Põhimõtteliselt on see hea selles mõttes, et sa ükskõik mis pidi saad selle sisse panna, et ei pea sihtima seda ja udjama seal nii kaua, et lõpuks laadima hakkaks. See teine ots käib siis ilusti siia laadijasse või siis arvutisse või kuhu iganes te soovite seda panna. Ja see on väga mugav. Ja siin karbis on veel üks asi. Nii, siin karbis on veel kõrvaklapid, mis ei tundu kõige mugavamad olevat, aga no, tundub, et siin vähemalt on mingi volüüminupud ka kaasas ja ma eeldan, et ka mingi mikrofon on siia külge ehitatud. Ma ei ole neid proovinud, ma ei tea, kui head nad on. Nii, aga see ei oma väga tähtsust, mis siin veel on. Aha, näe, siin on veel üks karp. Ohoo, see on väga huvitav. Siuke plastikkorpus on ka siis läbipaistev kaasas. Üldiselt tänapäeval ei panda telefonidega väga mingeid siukseid asju kaasa. See ei tundu kõiki tugev olevat, aga noh, kes kardab oma uue telefoni pärast, siis saab seda kasutada. Nii, ja siin on veel mingid paberid. Jah, minul on siin nüüd, ma eeldan, et see telefon on siis pärit otse Hiinast, või Koreast või kus iganes. Siin on igasugused siuksed keeled, mida ma ei oska. Ühesõnaga, see ongi kõik. Nii, telefon ise siis. Siin on ka mingi kaitsekile peal. Nii, võtame selle ära. Päris ilus. Siin on ka muidugi ekraanil on ka mingi kaitsekile peal, seda saab ka eemaldada. Ja sinist värvi siis, nagu te näete. Ma arvan, et see valgus siin väga ei peegelda, ma püüan niimoodi näidata, et ei peegeldaks. Päris viisakas näeb välja. Üpriski kerge on, võrreldes nüüd, kus ma tahtna. Nii, siin on minu mingi Hiina luts põhimõtteliselt, mingi 100 euri maksev hiinakas suvaline. Et ikka on vahet ja minul on kehvemad kohad kui sellel siin. Siin on siis USB Type-C. Nii, mul on siin väike spikker ka, kus on kõik info kirjas. Nii, keeran teie poole. Üleval on siis näha kaamerat, siin on mingi sensor, siis on kõlar muidugi. Allpool on siis USB Type-C, mikrofoni pesa, kõrvaklapi pesa, mis tänapäeval iPhone'idel siin kaob ära vaikselt. Ja külje peal on siis tavalised nupud, siuksed korralikud. Ja teisel pool on siis, ma eeldan, et SIM-kaardi pesa. Ja on kõik, rohkem ei olegi midagi siin. Sõrmejälje lugeja on ka muidugi.
ja taga on siis 2 kaamerat ja välk ka. Tundub, et 2 LED-iga välk on päris korralik. Räägin siis kiirelt ka andmed üle. Telefon on 145x70,9x7 mm suur, kaalub ta 144 grammi, saab panna siis 2 SIM-kaarti sisse, mõlemad nano SIM-kaardid. Ekraan on 5,2 tolli IPS Full HD resolutsiooniga ja seda katab Gorilla Glass. Operatsioonisüsteemiks on siis tehasest Android 6.0, aga seda saab uuendada 7.0-ks. Protsessor on tal 8-tuumaline ja videokiibiks on tal Mali T880. Mälukaarti saab ka panna sisse, aga see läheks siis teise SIM-kaardi pessa. Nii et kui te soovite mälukaarti kasutada, siis 2 SIM-kaarti te kahjuks ei saa kasutada. Ja saab panna siis kuni 256 GB micro SD sisse. Sisemiselt on siis vastavalt mudelile kas 32 GB ruumi või siis 64 GB. Ja RAM on ka vastavalt sellele erinev 32 mudelil on siis 3 GB RAM-i ja 64 GB mudelil on 4 GB RAM-i. Kõige tähtsam selle telefoni juures on siis kindlasti kaamera. Kaamera on tal, keerame siis teistpidi ka. Kaamerad on siis selle telefoni tegelikult 3, 2 tükki neist on taga ja 1 neist on ees. Ja taga on olemas ka välk, nagu te näete. Ja see tagumine kaamera siis suudab teha 1080p 60 fps või siis 720p 120 fps. Ja esimene kaamera suudab siis teha ka 1080p videot, kuigi see on natukene kehvem kui need tagumised. Siis nagu ma enne juba näitasin, siis kõrvaklapipesa on täitsa olemas. Ka GPS on muidugi olemas, Bluetooth on olemas, Wi-Fi on olemas, need on sellised elementaarsed asjad. Ja 32 GB mudelil on siis olemas ka NFC tugi, ma ei tea miks 64-l seda ei ole, võib-olla lihtsalt ei mahtunud ära. Raadiot ei ole, ehk siis raadiona teda kasutada ei saa, kui just netiraadiot ei kasuta. Ja siis muidugi on USB Type-C 1.0 ühendus, mis on väga hea. Ja taga on siis sõrmejäljelugeja. Sensoritest on veel olemas muidugi gyroskoop, mis on väga tähtis, kui te mängite Pokemon Go'd. Ja telefoni sees on siis 3000 mAh aku, mis ei ole lihtsasti eemaldatav, ehk siis ei saa päris nii kergelt vahetada kui siin tavatelefonidel. Aga hea asi on see, et see aku toetab siis kiirlaadimist, ehk siis 44% peaks ta laadima 30 minutiga, kui teil on vastav laadija. Ja nüüd räägiks selle telefoni kõige huvitavamast asjast, ehk siis kaamerast. See on minu arust siiani parim nutitelefoni oma, mida ma näppida olen saanud. Kõik on lihtne ja valikuvõimalusi on üllatavalt palju. Osavamad kaamera kasutajad saavad soovi korral seadeid ise näppida, aga ka automaatseades näevad pildid vägagi head välja. Usun, et tavakasutaja võib julgelt fotokaamera maha müüa ja edaspidi telefoni hoopis selleks kasutada. Siin on mõned pildid, mis ma kiirelt klõpsutanud olen. Kindlasti arvestage, et ma ei ole fotograafiaga eriti kokku puutunud ja enamus neist piltidest on tehtud automaatseadetega. Kõige enam meeldis mulle Face Detection autofookus. See siis muudab tausta uduseks, aga pildistatav jääb ilusti fookusesse. Lisaks saab pilte hiljem kiirelt ka töödelda, näiteks erinevad filtrid peale panna või isegi fookust muuta. Ainuke pettumus minu jaoks kaamera puhul on see, et see ei suuda teha 4K resolutsiooniga videot. Konkurentide tippmudelid juba suudavad seda teha, nii et ma arvan, et oleks ehk saanud selle toe ka siia panna. Aga selline on siis lühike ülevaade Huawei P9 nutitelefonist. Kui teile see telefon meeldib, siis saate seda osta kõigilt Eesti operaatoritelt. Hetkel selle video tegemise ajal maksab see siis umbes 400 €. Kui teile see video meeldis, pange like, kui ei meeldinud, pange dislike ja näeme võrgus!